Tere tulemast Musta kassi taro lugemissessõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No ma ei tea, no teil on siin ikka seinast seina neid kaarte seekord, nagu päriselt. Aga hakkame otsast pihta. Esimene on teil müntide 4. Müntide 4 on kitsimehe kaart minu jaoks. See on selline inimene, kes istub oma raha hunniku otsas ega taha kulutada. Ei oma raha, aega ega energiat. Aga teie võite ju nagu tegelikult, kui teil on selline tore ja äripartner või mõttekaaslane nagu see karikate 2. Karikate 2 on minu jaoks hingesugulase kaart. Ta on selline inimene, kellega saab ühtemoodi nagu asjadest inimesed saavad aru. Ta mõtleb teiega ühtemoodi, ta hingab samas rütmis, tal on samad väärtushinnangud. Temaga lihtsalt on nii hea koos olla, ei peagi üldse sõnu kasutama, te saate üksteisest aru ka ilma sõnadeta. Selline inimene on suur väärtus, kui ta teie elus on. Nautige siis seda, hinnake teda kõrgelt. Kui teda veel ei ole, siis ma loodan, et te teda kohtate. Edasi tuleb teil siin maagikaart. No maagikaart on fantastiline, sest tema on see haljas risti ema, kes teie elu korda teeb. Maagikaardiga saab endale soovida absoluutselt kõike, saab oma elu soovida just selliseks, nagu te arvate, et teil võiks olla. Te saate soovida endale uut kodu, kui te olete sellest kaua unistanud. Saate soovida endale unistuste autot, kui te seda olete soovinud. Absoluutselt kõike. Ainult raha soovimisega. Ma olen alati soovitanud seda, et ärge universumile pange limiiti. Tahan miljonit, aga universum võib-olla tahab teile 10 miljonit anda. Et ärge pange limiiti talle. Kirjutage kuidagi teisiti. Maagikaardiga ongi nii, et pange kirja oma soovid. Pange kohe, istuge võtke üks hetk, üks õhtu, istuge maha, pange kirja kõik, mida te ellu tahaksite. Mis teil võiks olla? Unistuste mees, unistuste kodu, unistuste auto, unistuste töökoht, 1 000 000 eurot pangaarvel. Pange kõik kirja, üksteise alla. Ja siis valige sealt välja see kõige. Just see, milleta te oma elu nagu enam ette ei kujuta, mis peab kindlasti olema. Olgu see siis unistuste mees, unistuste kodu või unistuste auto. Olete ammu unistanud sellest autost, ma ei tea. No mis iganes see peab teil olema. See on juba teie asi, mis asja te endale soovite. Toome siia näiteks mehe näite. Olete naine, üksik, olete kaua igatsenud endale meest. Ma toon selle mehe näite sellepärast, et kuna ma teen ka individuaalseid lugemisi, siis põhiteema on ikkagi armastus, armastuse leidmine ja on muidugi ka suhted, kas on petmist või ei ole petmist, kas mis iganes, eks ole. Et suhteteemad on number 1. Armastus on number 1. Edasi tulevad juba muud asjad. Et toon selle mehe näite. Te olete üksik naine, tahate endale unistuste meest leida. Nii, pole siiani leidnud. Kõik on sellised, kes on ühtepidi imelik, teisepidi imelik. Pole seda õiget leidnud. Olete kindlasti võib-olla juba elus ka haiget saanud, nüüd on usalduski kadunud. Maagikaardiga saab endale ellu soovida unistuste meest. Selleks tulebki lihtsalt kõik kirja panna. Panna kirja, kui vana, tähendab, see on nii, et kas minust noorem, minust vanem, minust lühem, minust pikem. Siis panna kirja kindlasti see, mida te nagu, näiteks mina ei kannata habetunud inimesi, kindel 1 number on see, peab olema ilma untside, ilma habemeta, ei tohi juua, suitsetada. Seal on veel palju selliseid iseloomujooni, siis võiks olla nagu see, et mida ta armastab, ma ei tea, kirglik kalamees näiteks, on hoopis jahimees. Te ju ise teate, millist meest te endale tahate, mis võiks olla tema, ma ei tea, lemmiktoit. Millised on tema harjumused, et ei ole lohakas, ei jäta oma asju siia-sinna. Pange kõik üksikasjaliselt kirja, mida täpsem te olete oma mehe valikul, seda kindlam on see, et universum hakkab teile sellist meest otsima.
nagu teie endale soovite. See mees võib täna olla suhtes näiteks, aga ta ei ole õnnelik oma suhtes. Ta tahaks väljapääsu, aga tal pole ka kuhugi minna. Küllap see universum hakkab siis ka nagu seda teed seal kuidagi sillutama. No igatahes universumi teed on imelikud ja imelised. Pange kirja nii hästi, kui te oskate, kõik, mis sellel mehel peaks olema või mida tal ei peaks olema. Pange see kirja, murdke kiri kokku, pange ümbrikusse, võite ümbriku ära kaunistada ja pistke peitu. Minul läks mehe leidmisega ehk see aeg, mil kiri kirjutatud sai ja mees minu uksele koputas, läks aega rohkem kui aasta. Kui mina sain endale mehe, keda ma olin soovinud, siis saate teie ka. Ma olen selles 100% kindel. Unustage lihtsalt ära. Mina olin ammu ära unustanud juba selle, et ma üldse meest endale soovisin. Ma küll vaatasin ringi, aga ei, need ei olnud ikka need. Täpselt nii kaua, kuni see äratundmine tuli. Ta tuli ise. Ta peaks nagu ise tulema, see oleks kõige parem või siis tõesti. Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et kõnnin mööda tänavat, vaat nagu filmides on, kõnnin mööda tänavat, pööran nurga taha ja seal põrkan kokku. Vaat nii võiks elu olla, alati pole. Aga igal juhul soovin ma teile edu selle maagikaardiga. See ei pea mees olema, see võib olla mis iganes, unistuste kodu, kõik muu ka. Teie teate, mis on teie südamesoovid, pange need kirja. Edasi tuleb teil siin karikate 7. Karikate 7 on valikute paljusus. Valikute paljusus, aga kõik nendest valikutest ei ole teostatavad. Et kui teie laual on palju valikuid, siis vaadake nad kõik ükshaaval läbi. Kaaluge, kui palju nad aega teilt nõuavad, kui palju ressurssi tuleb sinna panna, energiat kulutada ja kas see lõpuks ennast ära tasub. Tehke kalkulatsioon igale valikule eraldi. Ja siis te saategi aru, millised neist on teostatavad ja millised ei ole. Ja siis saate valida endale sobiva. Edasi tuleb teil siin karikate 10. No see on minu jaoks nagu täielik idüll. Ja kuna ta tuleb karikate 2 alla ja kuna seal on see maag, no vaat siis ma ei oska öelda. Siis on ikkagi see, et teie ellu tuleb see unistuste mees, ta on teie hingesugulane ja kogu see elu saab olema täielik idüll. See karikate 10 on täielik idüll, see on pereidüll, see on selline idüll, kus ema isa vaatavad, kuidas lapsed mängivad, kus kõik on kõige paremas korras, kõiges on kõik on korras, saate aru. Teil on tööl korras, rahaga on hästi, kodus on korras, kõik suhted on suurepärased, lastega saab, kõik on hästi, lapsed terved, kellel lapsed, kõik on koolis käivad. Kõigil läheb nagu nii suurepäraselt, see on täieliku idüllikaart. Aga teie ise, armsad sõnnid, tunnete ennast lõksus olevat ja läbi põlenud olevat. Nii et nüüd ongi aeg ennast sellest lõksust välja soovida ja läbi põlemisest samamoodi, sest teile on tulnud siia mõõkade 8, mis on lõksus olemise tundekaart. Ma rõhutan, see on teilt tunne, pole te midagi lõksus. Selja taga on tee teilt täiesti vaba. Tehke silmad lahti, keerake ringi ja minge sinna, kuhu te tahtsite minna. Pole mingit lõksu. Ja mõõkade 10 siia viimase kaardina mulle absoluutselt ei meeldi. See on üks kõige vastikumaid kaarte. No torn on hullem. Aga mõõkade 10 on selline kaart, kus inimene tunneb ennast täielikult põhja vajununa. See on depressioon, see on läbipõlemine, see on midagi sellist. No tõesti, olengi maal ja maas ja ma ei taha siit enam mitte kusagile minna. Ma arvan, et me oleme paljud seda tunnet tundnud oma elus, kus tõesti ongi viimane piir on käes. Aga kui sa juba oled nii põhjas oma asjadega, oma tunnetega, oma emotsioonidega, kõigega, siis sul enam ei ole muud teha, kui lihtsalt püsti tõusta, põlved puhtaks rapsida, pea püsti ja edasi minna. Teil on maag seal üleval. Teil on maag. Maag on tulnud selle mõõkade 10 peale, see on nagu suurepärane uudis. Kõigest on väljapääs olemas, te ei ole lõksus. Ise saate
enda elu seada nii, nagu teie tahate. Nüüd pole muud teha, kui istuge maha ja hakake kirja panema, mis elult soovite, kõike, mida teie elult soovite. Universum hakkab teie soove täitma. Ma tean seda, see on järele proovitud. Siin ei ole mitte mingit maagiat. Maagia ongi selles, et me ei usalda elu, me ei usalda ingleid, me ei usalda universumit. Me üritame ise, me keerame neid kive, muudkui vahime ühe kivi alla ja teise kivi alla, kus see lahendus on. Ei ole. Paluge inglitelt abi, paluge universumit, kirjutage kiri. Tehke midagi iseenda heaks. Kui te vaatate minu kanalit, järelikult te usute seda, et tarokaardid räägivad teile tulevikku, uskuge siis ka seda, et inglid on igal sammul teie kõrval ja aitavad teid, aga te peate neid ise paluma. Nendel ei ole luba meid aidata, kui meie seda ei palu. No nüüd läks küll see jutt ikka pikaks, aga selline tuli lugemine teile, armsad sõnnid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.